Tere tulemast järjekordsele kohvipausile. Ja mul on väga hea meel, sest mõni kohvipaus on erilisem kui teine. Ja eriti ägedad on need kohvipausid, kus me oleme endale külalised kutsunud. Ja täna on mul külas Vooles nõunik sertifitseeritud andmekaitsespetsialist Tea Park. Ja see andmekaitse on minu jaoks tegelikult hästi oluline, sest virtuaalassistentidele või üldse, kes virtuaalteenust pakuvad, siis nendel on hästi oluline seda GDPR-i andmekaitset ikkagi järgida. Ja nüüd, kui on vibe-koodimine eriti tõusvas joones, siis ma julgen väita, et me tihti selles eufoorias unustame ära selle, et milliseid andmeid ikka kogume ja kas neid üleüldse on vaja koguda. Ja assistentidena ja virtuaalsete koostööpartneritena me ei puutu ainult kokku vibe-koodides sellise ohuga, kus me andmeid kogume. Sinna käib kõik meiliturundus, millega väga paljud assistendid tegelikult kokku puutuvad. Ja samamoodi, kui me haldame kliendi postkasti, me näeme andmeid, me saame seal andmetele ligi. Kas kliendil üldse on ülevaadet, kus tal need andmed on, mida ta kogub klientide kohta? Tere tulemast, Tea, seda maailma meile natukene näitamast. Ja hea meelega ja aitäh kutsumast, et mul on väga hea meel siin olla. Ja meil tegelikult on septembris tulemas ka üks väike koolitus, kus me siis lähme nendesse teemadesse natukene süvitsi, et rääkida on andmekaitse teemadel virtuaalassistentidele väga palju. Me siin Õnnelaga juba sattusime, juba enne läksime detailidesse sisse, et lihtsalt küsimusi tekkiski nii palju, kui me omavahel enne laivi algust arutasime. Ja mina olen siis vandeadvokaat ja nõunik Tea Park Vallessi advokaadibüroos tegutsen. Ja minu peamiseks valdkonnaks on tehnoloogiaõigus. Väga suur osa sellest ongi siis just isikuandmete kaitse, kõik, mis puudutab GDPR-ile vastavuse tagamist, aga ka kõik, mis puudutab tehisintellekti kasutamisega seotud õigusküsimusi ja selliseid ka klassikalisemaid IT-õigusega seotud küsimusi. Et tehnoloogiaõigusega ma olen siis tegelenud umbes 10 aastat ja olen siis ka sertifitseeritud andmekaitsespetsialist. Ja me siin Õnnelaga enne ka rääkisime, et millest nagu võiks alustada, et seda andmekaitse maailma virtuaalassistentidele tutvustada. Jõudsime selleni, et alustada võiks päris algusest, alustame natukene ABC-st. Et kuna ma kujutan ette, et on väga palju liikmeid kogukonnas, kes ei ole veel jõudnud GDPR-i süveneda, et see määrus tegelikult on see on kirjutatud ikkagi juristidele. Sellest määrusest on väga palju räägitud, et see on üldse selline keeruline ja mahukas, eriti just väikeettevõtjatele. Ja et aru saada sellest, kas GDPR virtuaalassistendi tegevusele kohaldub ja mil määral, et siis võib-olla räägiks natukene lahti selle, et millal üldse GDPR kohaldub meile. Et see siis esiteks otse kohalduv määrus. Temale saab tugineda otse, et meil on Eestis ka isikuandmete kaitse seadus. Ilmselt sellest on ka osalejad, eks ju, kuulnud. Aga selle lühikese laivi jooksul võib-olla üks mõte, mida meelde jätta, on siis see, et isikuandmete kaitse seadus nagu toetab seda andmekaitse üldmäärust, mis on otse kohalduv. Ja isikuandmete kaitse seadus, seal on mõned erisätted, mis on teatud olukordades asjakohased. Virtuaalassistentidele pigem ütleks, et mitte. Ja siis nagu kokkuvõtteks, et peamised reeglid selle kohta, kuidas oma klientide, oma kolleegide, oma potentsiaalsete klientide isikuandmeid, kas tohib üldse koguda, tohib alla laadida, tohib talletada oma platvormidel, oma, ma ei tea, nutiseadmes, et need peamised reeglid tulenevad ikkagi sellest GDPR-ist. Et see on kindlasti üks oluline mõte, mida siis üks nagu tarkuse tera, mida nagu kaasa võtta. Siis teiseks, ma arvan, et väga paljud virtuaalteenuse pakkujad ei mõtle sellele, et nad kasutavad isikuandmeid selle määruse tähenduses.
selle määruse järgi isikuandmete tähendus on väga lai ja määrus ütleb meile, et isikuandmeteks on mis tahes teave mingi tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Ja see tähendab siis virtuaalassistentide tegevuse kontekstis, et isikuandmeteks võivad olla inimeste meiliaadressid, isikukoodid, igasugused sõnumid, kirjavahetus, et kui virtuaalassistent üheks tema põhitegevuseks ongi see, et ta haldab oma kliendi postkasti, et see juba ainuüksi tähendab, et kohe peab mõtlema GDPR-i peale, sest sa saad teenusepakkujana ligipääsu tegelikult potentsiaalselt väga-väga-väga suurele hulgale isikuandmetele. Ja noh, oma sellel septembri koolitusel ka me lähme seal detaili, sest et potentsiaalselt võib see meilipostkast ja need e-kirjad, need võivad sisaldada ka terviseandmeid. Me ei saa seda kunagi välistada ja virtuaalassistentide kliendid on ju ka väga erinevates valdkondades, eks ole. Et mis sisuga e-kirjad ja millise infoga e-kirjad siis selles postkastis on, mida virtuaalassistent siis näeb ja seda loetaksegi juba isikuandmete töötlemiseks. Ja nüüd jõuamegi selle teise olulise mõiste juurde, et mis asi on isikuandmete töötlemine. Ma arvan, et sellest on praegu just väga asjalik ja asjakohane rääkida, et paljud ei mõtle sellele, mitte ainult virtuaalassistendid, vaid üleüldse ettevõtted ei mõtle sellele, et isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete lugemine, nende vaatamine, et see on GDPR-is otsesõnu sätestatud ja absoluutselt muidugi isikuandmete kogumine, nende allalaadimine, isikuandmete muutmine ja mis on veel väga oluline tänase kontekstis ka, et ka isikuandmete säilitamine. Et kui sa oled näiteks alla laadinud, ei tea, mingisuguse andmebaasi, meiliaadressitega, sa mõtled, et sa kunagi tahaksid neile müüki teha, mitte veel võib-olla praegu, aga sa laed need endale alla ja võib-olla unustad üldse ära, et sul nad kusagil on. Aga kui sa oled see teenusepakkuja ja sa nüüd säilitad isikuandmeid, et jällegi kohe kohalduvad GDPR-i nõuded, et sa pead olema läbi mõelnud, kas sa säilitad neid turvalises kohas, kui kaua sa tohid neid üldse säilitada ja kui sul ei ole neid vaja, kui sa tegelikult ei plaani nendega midagi edasi teha, siis oleks kõige parem mõte need kustutada. Et ma alati, kui ma andmekaitse teemadest räägin, alati lähtun sellest, et kuidas on ettevõtjal kõige lihtsam, kas siis GDPR-i nõudeid, et need üldse ei kohalduks talle, et ta pääseks nendest mööda või siis teha teatud tegevusi, et kohalduksid nõuded natukene leebemalt. Ja kui sul isikuandmeid vaja ei ole, siis kustuta need ära või siis anonüümiseeri need, et seda sageli ka seda nõuannet ma oma koolitustel annan. Ja nüüd järgmisena, sellest me hakkasime ka Õnnelaga pikalt juba arutama, et miks on GDPR virtuaalassistentide jaoks väga tähtis. Ma küsisin Õnnele käest ka, et kuidas kogukonna liikmed, kuidas nad oma teenust osutavad selles mõttes, et millises juriidilises vormis seda teevad. Et assistent saab olla ju töötaja, töölepingu alusel, eks ole. Ma usun, et selles Facebooki kogukonnas on ka mõningaid assistente, kes võib-olla on liitunud, et olla nende teemadega kursis, et assistendi teenuse osutamine, kasutades tehnoloogilisi vahendeid ja nagu uue maja näpunäiteid, eks ole, et olla nagu kursis, mis toimub selles maailmas. Meil on siin kogukonnas selles Facebooki grupis tegelikult ka ettevõtjaid täiesti, kes otsivad nagu koostööpartnerid, ehk siis seesama live läheb praegu neile ka igati asja ette. Täpselt, et seda teenust saab osutada erinevatel viisidel. Üks on siis töölepingu alusel. Ma saan aru, et enamus virtuaalassistente osutab seda teenust niimoodi, et neil on oma ettevõte ja siis nad selle alt seda pakuvad. Ja variante veel, et ka füüsilise isikuna näiteks käsunduslepingu alusel, et siin saab neid juriidilisi variante olla erinevaid. Nüüd see on ka GDPR-i valguses tegelikult väga oluline nüanss. Miks see on oluline? Kui sa oled töötaja ja kui sa töötajana haldad oma ettevõtte ehk siis oma tööandja mingeid, ma ei tea, platvorme, haldadki näiteks oma, ma ei tea, ülemuse meilipostkasti, teed otseturundust, võib-olla töötad ka, ma ei tea, kuidagi marketingi valdkonnas, eks ole, või midagi sellist. Kui sa oled töötaja
siis kõiki neid isikuandmete töötlemisi, kogumisi, isikuandmetega seotud tegevusi nagu GDPR-i valguses teostab sinu tööandja kui juriidiline isik. Ja kui midagi läheb valesti, et kui Andmekaitse Inspektsioon näiteks peaks läbi viima menetluse, leiab, et olid liiga suured õigused näiteks sinul kui töötajal nendele isikuandmetele, kui juhtub isikuandmete leke, mida kahjuks juhtub üha sagedamini ka keskmise suurusega ja väiksetes ettevõtetes, et siis nagu GDPR-i valguses sanktsioonid määratakse ja trahve tehakse ikkagi tööandjale ehk sellele ettevõttele, sellele juriidilisele isikule. Teoreetiliselt on muidugi võimalik, kui üks konkreetne töötaja on midagi valesti teinud, et näiteks klikkis kuskile valesse kohta, jättis, ma ei tea, mingid turvanõuded rakendamata ja selle tõttu juhtus näiteks küberintsident, isikuandmed lekkisid, et muidugi on võimalik ta vastutama panna ka töölepingu seaduse alusel ja nii edasi. Aga see on pigem keeruline ja mõte on nagu selles, et GDPR-i alusel vastutab juriidiline isik. Nüüd, kui sa osutad virtuaalassistendi teenust, sul on oma ettevõte, oma OÜ või mingi muu juriidiline vorm ja sa osutad seda erinevatele ettevõtetele, kes seda teenust otsivad, sest et see on väga efektiivne viis, kuidas toimetada, siis nüüd ongi see koht, kus kõik see, mida sina hakkad oma nagu klientidelt, oma äriklientidelt saadud nende töötajate, nende klientide, nende koostööpartnerite, kontaktisikute, meilide, e-kirja vahetuse, ma ei tea, fotode ja teiste isikuandmetega tegema. Kui sa midagi teed valesti GDPR-i valguses, siis vastutab sinu ettevõte, sinu OÜ või sinu aktsiaselts, mis iganes vormis see ettevõte on. Ehk siis ei ole enam seda, et sa oled lihtsalt töötaja ja järgid nagu tööandja juhiseid. Tööandja peab, eks ju, koolitama oma töötajaid ja nagu ma enne mainisin, siis tööandja või ettevõte nagu vastutab GDPR-i järgi. Aga kui sa pakud teenust oma ettevõtte alt, siis sinu ettevõte peab kõiki neid vastavusnõudeid täitma. Et sellepärast on see tähtis. Ja mille sa peaksidki läbi mõtlema, on siis see, et kui sa seda teenust pakud, kas sa oled GDPR-i tähenduses ise vastutav töötleja või volitatud töötleja. Et ma juba aiman ette, et chati võib tulla ka küsimus, et kas siin saab teha mingeid üldistusi, et kas virtuaalassistent pigem on vastutav töötleja või volitatud töötleja. Ma ütleks, et väga suuri üldistusi teha ei saa, et see sõltub sellest lepingust, mis on kokku lepitud, et kui klient annab virtuaalassistendi teenuse pakkujale nagu väga täpsed juhised ette, et milliseid rakendusi, milliseid platvorme, milliseid tehnilisi programme ta kasutab oma teenuse pakkumiseks, siis ma jaataksin seda, et sa oled volitatud töötleja. Aga kui see nii-öelda nagu käsund või see tulemus, mida sinu klient, see ettevõte tahab saada, on üldisem ja ta ei kirjuta väga täpselt ette, et milliseid platvorme, IT-lahendusi kasutades sa oma tööd teed, siis sa võid olla ka isikuandmete vastutav töötleja. Et see sõltub sellest lepingust, mis teil on ja ma usun, et virtuaalassistendid seda juba teavad, et kindlasti peaks sõlmima lepingu, eks ole, oma kliendiga, kes teenust saab. Seda mitte ainult andmekaitsealastel põhjustel, vaid üleüldse muudel põhjustel, et ikkagi kokku leppida, millised on su kohustused ja millised on teise poole kohustused ja tasu maksmine ja nii edasi, eks ole. Aga kui me nüüd, kuna see korraks täna oli ka teema, et see vibe koodimise võtmes, sest see on niivõrd suur asi on ju ja hästi paljud assistendid tegelikult loovad, praegu mulle tundub, et pigem nagu iseenda jaoks mingisuguseid rakendusi, et ma siin enne ka tõin, eks ju, et meil see virtuaalassistentide andmebaas ja siis ma olen näinud, kuidas tehakse hinnakalkulaatoreid, et kuidas seal võib ohtu sattuda seesama GDPR ja mida sa oled nagu näinud neid komistuskividena, et mida saaks vältida? Kui sa lood mingisuguse rakenduse, näiteks hinnakalkulaatori või näiteks mingisuguse, ma ei tea, raamatupidamise rakenduse, mida kasutada enda kui virtuaalassistendi töös, et siis on jällegi see, et
sinu loodud rakendus ja sina vastutad selle eest, et selles rakenduses isikuandmete töötlemine oleks GDPR-ile vastav. Ja mida ma sageli olen näinud, on see, et kõige sagedasem, mida ma näen, ongi see, et kogutakse liiga palju isikuandmeid ja ei mõelda läbi seda, et iga isikuandmete töötlemise tegevuseks peab olema sobiv õiguslik alus. Sellest räägime oma koolitusel natukene pikemalt, et mida see siis tähendab ja kuidas üks virtuaalassistent saab seda siis kindlaks määrata ja mida tegema peab. Ja teine, mis ma olen näinud, on see, et tehakse entusiasmist, mis on nagu väga positiivne, sest ma ise olen ka vibe koodinud ja see ongi hästi positiivne, et saab väga lihtsasti erinevaid lahendusi teha. Aga üks asi, mida ma olen GDPR-i vaatest näinud, mis on väga selge ohukoht, on see, et arvatakse, et igasugused avalikult kättesaadavad isikuandmed, et neid saab töödelda, koguda, kasutada, oma rakendusse alla laadida, neid analüüsida ja siis selle rakenduse abil mingisugust väljundit või output'i või tulemust genereerida, ilma et peaks nagu GDPR-i vaatama. Ja siin on siis nüüd järgmine selline võib-olla nii-öelda tarkuse tera, mida sellest laivist ka kaasa võtta. Seda on öelnud ka Andmekaitse Inspektsioon väga selgelt välja. Võite otsida nende veebilehelt, võite otsida AKI erinevaid artikleid ja seisukohti. Et ainuüksi see, et kellegi isikuandmed, näiteks meiliaadressid või mis tahes muud andmed, et need on avalikult kättesaadavad, ei tähenda seda, et neid saab valimatult töödelda. Et meil ongi väga paljud andmed avalikult kättesaadavad, kus need on meie näiteks LinkedInis, Facebookis, mujal sotsiaalmeedias, äriregistris, eks. Aga äriregister on riiklik andmekogu. Äriregistris ongi väga paljud ka isikuandmed ettevõtetega seotud inimeste kohta on avalikud, aga see tuleneb äriregistri seadusest, et selle kohta on seadusandja nagu aluse loonud. Ja ongi väga paljud andmed avalikud ka teistes riiklikes andmekogudes, eks ole, rahvastikuregistris on väga palju avalikke isikuandmeid, kinnistusraamatus ja oi kui palju, eks ju, siin oli aasta alguses oli ka selline kerge skandaal näiteks ehitisregistri kohta, kust me saame leida isegi inimeste kodudest pilte. Et väga paljud andmed ongi avalikud, aga kui sina nüüd need kuskilt võtad ja mõtled, et sa hakkad neid kasutama oma äritegevuses, siis sina oled see isikuandmete vastutav töötleja ja sa pead olema veendunud, et sa teavitad neid inimesi ehk andmesubjekte, sul peab olema õiguslik alus selleks, sa pead olema veendunud, et see rakendus on turvaline ja sa pead ka olema läbi mõelnud, et kui suures ulatuses sa neid andmeid tohid koguda, et kas see on ka nagu proportsionaalne. Et need on mõned aspektid. Küsin kohe vahele, et ma olen näinud ka selliseid, vibe kooditakse erinevaid rakendusi. Näiteks ongi see, et saa teada, et kas sul on depressioon või stressitase või mingid siuksed, kus ma saan sisestada mingite küsimuste järgi mingisugused vastused panen, oletame, et kui sinna nüüd ei tule seda nime taha, et ma ei pea kuskil oma nime salvestama, ma saan lihtsalt selle alla laadida. Kas siis need andmed on ikkagi ka kuidagi GDPR-i järgi, ma pean mõtlema selle peal, kuhu ma need talletan? Või kui ma ei talleta, lihtsalt ongi seal ühe korra täidab ära ja laeb alla ja kui mujale neid andmeid ei jää, siis on justkui kõik korras või? Ei pruugi olla kõik korras. Et kindlasti sellistel juhtudel, nagu ma ennegi ütlesin, kõige mõnes mõttes parem on toimetada anonüümsete andmetega, eks ole. Et täiesti anonüümsetele andmetele GDPR ei kohaldu. GDPR kohaldub ainult sellisele teabele, mis on isikustatud, ehk siis sa saad nagu öelda, et millise füüsilise isiku kohta see tervisealane teave või mingi muu teave on. Nüüd selle näite puhul, mis sa tõid, siin tuleb tähelepanu pöörata sellele, et isegi siis, kui ta ei pea nime ütlema ja saabki näiteks midagi küsida oma tervisliku seisundi kohta midagi justkui anonüümselt, et siis mida ma sageli olen näinud, kui meil on päriselt olnud kliendid, kes paluvad nagu teha kerge auditi, et kas see on GDPR-iga kooskõlas selline tegevus. Sageli on kusagil mingisugune muu lisateave ja ikkagi saab selle inimese tuvastada. Näiteks ta on saatnud, ma ei tea, samal päeval või päev varem mingisuguse e-kirja või näiteks kogutakse, kui näiteks ta saab
saab päringu teha veebilehel, siis võib-olla näiteks veebilehel kasutatakse mingeid küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, mis koguvad infot tema kohta. Ja sellisel juhul, kui see nii on ja tegelikult sa selle rakenduse pakkujana, selle teenuse pakkujana ikkagi saad kusagilt vaadata, et ahaa, tema on see inimene, kes esitas need küsimused ja kellele ma vastasin näiteks, et ma ei tea, tal ei ole depressiooni, et siis tegelikult see on ikkagi isikuandmete töötlemine, et see nagu ongi üks GDPR-i nagu keerukusi, et asjad ei ole nii lihtsad, et tuleb vaadata nagu seda üldpilti, et kas sul mingisuguse muu täiendava teabe hankimise kaudu on ikkagi võimalik see inimene tuvastada. Ja kui see nii on, siis seda loetakse isikuandmete töötlemiseks GDPR-i tähenduses ja kohalduvad kõik GDPR-i nõuded. Kas siin võib nagu mängida see ka rolli, et kui kerge või keeruline seda on tuvastada seda seost ehk et see on mingisugune normaalne ajakulu, mis sul selleks läheb, et võt nüüd see siit jookseb, et see on mul liiga kiiresti võimalik tuvastada see inimene, siis ta läheb selle GDPR-i alla. Aga kui ma pean, ma ei tea, läbi mingisuguste ulmeotsingutega, ma ei tea, tegema, et seda tuvastada, et siis ta justkui ei lähe. Põhimõtteliselt on sul õigus. Et GDPR-i see täpne termin on nagu mõistlikul viisil, kui on võimalik nagu tuvastada, aga seal ei ole otseselt mainitud ajakulu, et seda otseselt seda ei seota ajakuluga. Ma vastaks sellele niimoodi, et kui seda täiendavat teavet on vaipkoodil võimalik hankida niimoodi, et ta guugeldab, küsib ChatGPT, Gemini ja oma teiste AI-de käest, ikkagi saab välja uurida, et siis ma loeks, et ikkagi see inimene on tuvastatav, et kui ta nüüd peaks esitama mingisuguse, ma ei tea, taotluse kellelegi ametlikke kanaleid pidi ja nägema hästi palju vaeva, võib-olla nädalaid, kuid, siis see läheb selliseks piiripealseks. Aga kui sa saad selle põhimõtteliselt nagu oma materjalidest otsides, oma teistesse, ma ei tea, teistesse rakendustesse minnes, ja eelkõige guugeldades ja nagu paludes, küsides tehisintellektilt ja ma ei tea, nagu põrgatades tulemusi näiteks eri tehisintellektide vahel. Et seda nagu tänapäeva maailmas, kus me nagu niimoodi toimetamegi ja teeme palju uurimustööd ja otsime ja meil tegelikult selleks on lihtsasti kättesaadavad tehnoloogilised vahendid, et siis ma ütleks, et selle kaudu nagu ei pääse. Mis mulle nagu veel tundub, et hästi kergelt vaipkoodides või üldse, ma ei tea, mingitel muul viisidel tehes mingeid rakendusi armastatakse seda, et enne kui sa saad liikuma hakata, pane oma meiliaadress, ehk siis anna juba mingisugused andmed ära ja siis sa saad ligi, või siis sa saad need tasuta materjalid kätte siis, kui sa paned selle, et ma olen nõus saama mingisuguseid infokirju. Ehk siis ma ei tea, vaipkoodimise puhul olen ma näinud ka, et on mingisugune, kasutatakse mingit magic linki või mingisugune sign in, kui sa teed nagu ühe korra selle ära, siis sa saad nagu mingi sisselogimise lingi vist või? Et mulle tundub, et seal nagu ei koguta neid andmeid, ühesõnaga liiga kergelt tahetakse igasuguseid andmeid saada, kui hakatakse ehitama üldse. Mul oli siin üks väga positiivne kogemus, millest ongi väga hea kohe siin rääkida, et sageli öeldakse, et keegi et nagu vaipkoodijad ja üleüldse ettevõtjad ja väikeettevõtjad, et nad ei viitsi nagu hoolida GDPR-i nõuetest, aga minul oli siin hiljuti, just paar päeva tagasi oli üks nagu ääretult meeldiv kogemus. Ma registreerisin ennast ise ühele LinkedIni koolitusele, veebikoolitusele. Ja sellele registreerides ma paningi kohe tähele, et täitsin väljad, et enda nimi, meiliaadress, töökoht ja midagi oli seal veel. Ja siis oli lõpus linnutatav lahtrike ja juures oli siis lause, et annaksin nõusoleku, et saada sellelt LinkedIni koolituse tegijalt nagu edaspidi turunduslikku infot. Ja siis oli see koht, et ma ei tahtnud seda linnutada, sest ma ei soovi seda turunduslikku infot. Ma lihtsalt soovisin sellel koolitusel osaleda ja kõik, vähemalt praegu on ju. Ja tahtsin vajutada submit, et ära registreerida ja ma ei saanud. Ja siis süsteem ütles, et sa pead andma seal nõusoleku. Et see on nagu totaalselt GDPR-iga vastuolus. Mulle tundus, et võib-olla, ma ei ole kindel, see ei olegi nagu nii oluline, aga mulle tundus, et võib-olla see koolitaja ise oli ka selle lahenduse nagu vaibinud või nii võimalik, eks, et oli või ma kujutan, et paljud teevad seda. Ja ma kirjutasin talle, et niimoodi ei tohi ja ta parandas sellega ära.
et see oli üks hästi positiivne kogemus ja selliseid eksimusi ma olen nagu pannud tähele mujal ka, et paraku GDPR-i järgi see reegel kõlab siis selliselt, et sa nagu ei tohi sundida inimest nõustuma turunduslike teadaannete saamisega lihtsalt selleks, et ta saaks seda teenust. Et kui ma tahan nagu LinkedIni koolitusele pääseda, mis on tasuta ja esitan nagu minimaalsed vajalikud andmed, eks, et minu meiliaadress, et mulle saaks Zoomi kutse saata ja nii edasi. Okei, see kõik on ju põhjendatud, aga ei tohi sundida mind nõustuma nende turunduslike pakkumistega. Et seda on hästi palju tegelikult, ma olen ise ka kohanud, et siis on niisugune trots tekib ja mida ma olen ka tähele pannud, et noh, vibe-koodides või mitte, siis on see, et küsitakse telefoninumbrit ja vaat siis mul tuleb trots ette, no ma ei taha oma telefoninumbrit anda ja tegelikult ma võin sinna ükskõik mis numbrid ritta seada, on ju, ja sa tegelikult ei tea. Ja kui sa lähed ju tegelikult otsima minu nime järgi Google'ist ja leiad tegelikult mu õige numbri, siis võiks juba öelda, et nad on rikkunud GDPR-i, on ju. Sest nad on läinud otsinud netist minu õige numbri, kuigi mina andsin neile võib-olla vale numbri. Ja, et siin on nagu kaks asja. Esiteks, kui sa lähed ja otsid kellegi telefoninumbri, et jällegi sul paraku peab nagu tagalas olema see põhjendus olemas, miks sul on telefoninumbrit vaja oma kliendilt. Et mis see õiguslik alus siis on, mis eesmärk on GDPR-i järgi. Ja teine on see, et kui sa näiteks korraldad veebikoolitust, et sul ei ole vaja telefoninumbrit inimeselt. Et sul on vaja meiliaadressi ja tegelikult sul väga ja noh, okei, me saame põhjendada ära, et küsid nime. Aga rohkem tegelikult ei ole ju vaja, et see on jällegi üks GDPR-i nõue, et isikuandmete töötlemise minimaalsuse põhimõte. Just, ma ise ka õppekoolitades ütlen, et nii vähe kui vajalik ja või nii vähe kui vajalik ja nii palju kui, ühesõnaga vastupidi, et küsid nii vähe kui vaja on, mitte seda, et sa lihtsalt igaks juhuks küsid neid andmeid. Isen sellest GDPR-ist võib rääkida siin tund aega, meil on pool tundi juba kohe-kohe läbi saamas, et kuidas sa võtaksid siis kokku need peamised asjad, mis sa siin rääkisid, millele tähelepanu panna, et siis ei oleks neid komistuskive ka vibe-koodides ja üleüldiselt? Ja, aegadest kiiresti läinud, sest ma vaatan oma märkmeid, et mul on pooled asjad veel rääkimata, aga seda enam on väga tore, et meil toimub septembris see koolitus ka, väike koolitus, eks. Et ma loodan rohket osavõttu ja noh, need teemad need on olulised ja need on väga spetsiifilised. No, ma ütleks siin praegu kokkuvõtteks niimoodi, et esiteks jäta meelde, et kui sa pakud virtuaalassistendi või mingit muud teenust oma ettevõtte kaudu, siis sa pead GDPR-i nõudeid järgima, kui sa isikuandmeid töötled, eks, et nagu teadvusta seda, et sa oled siis kas isikuandmete volitatud töötleja või vastutav töötleja, et kui sa juba seda nagu teadvustad, siis sa oskad vähemalt ka otsida mingisuguseid materjale ja sa saad nagu aru sellest, et sulle need nõuded kohalduvad. Ja sellel septembri koolitusel siis läheme seal ka natukene süvitsi, et mida siis tegema peab. Räägime näiteks andmetöötluse lepingust, privaatsusteavitusest ja muust. Ja siis teiseks ma nüüd rõhutaks ikkagi seda, et avalikult kättesaadavad isikuandmed, nende puhul neid ei saa lihtsalt valimatult töödelda ja GDPR-i nõuded kohalduvad seal ka. Seda on öelnud ka Euroopa Andmekaitse Nõukogu, Euroopa Kohus ja Andmekaitse Inspektsioon. Et väga paljud isikuandmed ongi avalikud erinevatel veebilehtedel, andmekogudes, andmebaasides, rakendustes. See lihtsalt niimoodi on, aga see ei võta ära GDPR-i nõuete kohaldumist, kui need on isikuandmed. Ja ma veel lisaks mulle siia juurde, et enne kui sa hakkad üldse mingeid andmeid koguma, kui sa hakkad vibe-koodima mingit rakendust, siis mõtle selle peale, et miks sul seda üldse on vaja ja kas sul seda on vaja. Et ära lihtsalt tee, et kui äge ma saan teha, mul on see võimalus või et kui äge ma saan inimese mobiiltelefoni numbrit küsida või kodust aadressi. Kas sul päriselt on vaja seda, sest seda enam, et kui sa ütledki, on ju, et ettevõttena me vastutame ikkagi ise selle eest, et milleks endale seda peavalu tekitada, pigem kogu nii vähe kui vaja on
ja oledki nende andmetega, vaatad üle vahepeal, kus sul on kõik need andmed, on ju, kellel on meiliturundusplatvormil, kellel on Vibecode'ides, võib-olla mõeldud selle Supabase'i rakenduse peale, on ju. ja loomulikult, mis meil ka endal assistendi koolis oli, et vahepeal võtsime kätte, et vaatasime, et kus meil Google Drive'is üldse on mingisugused inimeste andmed, sest oi-oi, kui palju me tegelikult täna täidame mingeid küsitlusi või küsime tagasisidesid või no, mis iganes asju, on ju. Ja siis me unustame tegelikult ära, et meil on kuskil mingid andmed. See on väga tubli algatus. See meenutab mulle ühte isikuandmete kustutamise workshopi, mida ma paar aastat tagasi tegin ühe kliendiga. Et istusimegi kliendiga koos maha ja viisime läbi nende ettevõtte jaoks sellise isikuandmete kustutamise workshopi ehk töötoa, et kõik isikuandmed, mida ei ole vaja enam, aga mida talletati ka Google Drive'is peamiselt, et kustutada need ära, et maandada enda GDPR-i riske tegelikult. Et sellega on ka see, et kui sul on selliseid kas klientide või ma ei tea, koostööpartneritega seotud isikute, kelle iganes isikuandmeid kuskil Drive'is või mujal ja kui sa lihtsalt säilitad neid, et siis on ka see, et kui midagi peaks juhtuma, näiteks küberrünne, et loodame, et ei juhtu, eks ju, aga paraku reaalsus on, et võib juhtuda. Et siis sageli tahetakse isikuandmeid nagu varastada, eks ole. Ja mida rohkem sul neid on, seda kehvem on nagu sinu positsioon, et sul on nagu rohkem isikuandmeid, mida on ära võtta. Ja siis sa oled väga kehvas positsioonis selles mõttes, et kui sul mingeid andmeid ei ole vaja, siis ära säilita neid 5 aastat, 10 aastat. Võib-olla selle kogukonna tegutsejad, nad ei olegi nii pikalt veel tegutsenud, aga see mõte on nagu oluline, et sa juba praegu mõtleks sellele, et kui mul on mingeid isikuandmeid lihtsalt nagu ma säilitan neid praegu, ma ei kasutagi väga, ma ei tea üldse, kas mul on neid vaja, tõenäoliselt ei olegi ja ma ei tea, kas mul on ka õiguslik alused neid säilitada, et siis võta see ette ja kustuta need ära. Jah. Et igaks juhuks ärme hoia andmeid ja tuleb VIP-klubi kogukonda meile tõesti septembri lõpus rääkima, nii et hoidke silmad, uksed lahti, kõrvad lahti, sest VIP-klubi kogukond avab uksed ka siin septembri alguses, nii et kes tahab tead kuulama tulla. Ja ma mõtlen praegu hirmuga, et meile sellest tunnistajast küll ei piisa. Aga ma ootan seda septembri. Aga aitäh teile, kes siin kaasa elasid ja see on väga selline turvaline teema. Nii, meil siin lõpp hakkab hakkima millegi pärast, aga mõnusat esmaspäeva ja järgmise kohvipausini. Tšau! Tšau!